NATO ühingu nõukogu liige, kolonelleitnant Mikk Pukk. Miks peaks Eesti inimene kuuluma NATO ühingusse? Eesti NATO ühing on väga lahe sõpruskond, kus tehakse huvitavaid asju. Tututakse erinevate inimestega, kuulatakse loenguid ja saab panustada Eesti riigikaitse ja ka NATO arengusse. Kuidas see panustamine välja võiks näha? Selleks on erinevaid võimalusi. Kuidas te tunnete, milles te tugev olete? Kas te teete mingid konverentsi, teete organisatoorset tööd, administreerivat tööd või mis iganes te arvate on mõistlik? Näiteks osad inimesed on koostanud NATO mängu, mida siis leiab kodulehelt natonia.ee. Kuivõrd mina olen siis tulevane ohvitser, on ikkagi see, et kui meil Eestis on liitlased, et mõista seda, mis on nende liitlassuhete ja nende hoidmise taga. Ja see on ka see, mida ma siis Eesti NATO ühingu liikmena viimase 2,5 aasta jooksul olen kõige paremini õppinud. Ehk mõista seda suuremat pilti, mis meil siin Eestis toimub, just mis puudutab liitlassuhteid ja NATO tervikuna. Kõikide nende rotatsioonide ja liitlaste siin Eestis viibimise taga on suur hulk diplomaatiat ja läbirääkimisi, et see ei tule nii lihtsalt, kui võib-olla ühiskonna liige, kes ei ole teemaga kursis arvata võiks, et selle taga on palju tööd ja saan ka ise sellesse panustada. Inimene võiks siis kuuluda Eesti NATO ühingusse just sellel põhjusel, et selle kaudu me saame siis panustada Eesti riigikaitsesse ja just noorte põhjal. Noored on meie tulevik ja et noored mõistaksid rohkem seda riigikaitse olemust, et see ei ole ainult Eesti riigikaitse, vaid me oleme siis osa suurematest organisatsioonidest, mis võimalusi Eesti NATO ühing pakub ja et kõike seda edasi anda.